24. veebruar 1993. Eesti Vabariigi sünnist on möödunud 75 aastat. Eesti taasiseseisvumisest 1,5 aastat. Üle poole sajandi on eestlastel jälle oma riik ja sõjavägi. Eestimaa piiride kaitseks ja riiklise korra alalhoidmiseks on Eesti ajutine valitsus otsustanud viibimata Eesti rahvaväge kokku kutsuda. 3 kuud pärast vabadussõja algust Eesti iseseisvuse esimesel aastapäeval teatas vägede ülemjuhataja kindral Laidoner. Vaenlane on piirini aetud ja Eestimaa on vaenlasest vaba. Vabadussõja lõpul oli Eestil ligi 100 000 meheline sõjavägi. Esimesed filmikaadrid vabariigi aastapäeva paraadist Tallinnas Vabaduse platsil on aasta 1926. Riigivanem Jaan Teemant ütleb: vabaduse kättevõitmine ja iseseisvuse kaitsmine on meilt palju ohvreid nõudnud. Rahvavägi on enda kohust ausasti täitnud, sest ta on osa rahvast, veri rahva verest. Paraadi võtab vastu riigivanem Konstantin Päts. Oma kõnes ütleb ta: ka praegustest kriisiaegadest saab rahvas üle, kui ta kingib usalduse juhtidele. Meil räägitakse palju rahulolematusest rahva keskel, kõneldakse riigi tüdimusest. Kuid kas keegi on mõelnud sellele, mis Eesti rahvast oleks saanud, kui ta 15 aasta eest ei oleks saavutanud iseseisvuse? Eesti rahvas oleks olnud kadunud. Tugev kaitsevägi oli Eesti julgeoleku tagamiseks hädavajalik. Ent maailmas alanud uue relvastusvõidujooksuga ei suutnud väikeriigid enam sammu pidada. Tervituskõnes ütleb president Päts: kuigi meie ümber on olnud palju ärevust ja kuigi isegi Euroopa riikides on palju kõneldud sõjast, on Eestil selle kõige keskel olnud nagu väike rahusaarekene. Seetõttu oleme meie võinud ka möödunud aasta kestel jälle rahulikult töötada oma noore riigi heakäiguks ja hüvanguks. Tänasel päeval soovin ma teile kõikidele, et see rahulik töö võiks jätkuda ka tuleval aastal. Ent maailma kõrvad jäid neile sõnadele kurdiks. 1,5 aastat hiljem algas Teine maailmasõda. Sellest paraadist filmikaadreid pole. Nõukogude Liit oli Eestile peale surunud baaside lepingu ning punaarmeelasi oli Eestis juba rohkem kui oma sõjaväelasi. Ometi loodeti veel Eesti iseseisvus säilitada. Paraadil ütleb sõjavägede ülemjuhataja kindral Laidoner: praegune raske sõjaaeg nõuab meilt äärmist ettevaatust. Meie oleme teinud kõik, mis võimalik, et mitte lasta end sõtta kiskuda. Aga meie ei karda sõda ja meie peame valmis olema, et tarviduse korral end julgelt kaitsta. Ja seda meie teeme. Isegi Vabadusristi kavalerid, osa rahva eliidist, ei oska aimata, et juba mõne kuu pärast saab paljudele neist osaks NKVD kuklalask. Enamik aga hukkub Vene vangilaagrites. Eesti sõjavägi lakkab olemast. Need õppused peeti ilmselt 1939. aasta suvel.
Mis oleks juhtunud, kui samal sügisel oleks Punaarmeele vastu astutud? Eestil oli küll ainult 16 000 meheline armee. Vajadusel oleks võidud püssi alla kutsuda aga kuni 100 000 meest. Kahtlemata oleksid Eesti sõdurid ja ohvitserid kaitsnud oma maad sama vapralt kui vabadussõjas. Ent riigijuhid otsustasid alistuda võitluseta. Ajalugu pole veel andnud vastust küsimusele, kas see oli õige otsus. Need mehed Kurtna sõjaväelaagris olid igatahes võitluseks valmis. Kindral Laidoner pidas riigi kaitsevõime aluseks rahva kaitsetahet. Kas on Eestil seda praegu piisavalt? No oleks täna vist raske öelda, et see rahva kaitsetahe on vastaval tasemel. Igal juhul võrrelda Eesti rahva tahet 38., 39., 40. aastal ja hiljem tänasega ei saa. Eks see on ka vist meie orja psühholoogia pärand, mis on tulnud tänu sellele 52-aastasele okupatsioonile. Ja inertsina see psühholoogia, see meeleolu kandub ka edasi. Praegu on ikka nii, et ega paljud nii mees kui naiskodanikud ju ei saa aru, et me oleme iseseisev riik, et meid ei kaitse keegi peale meie isenda. Ja võib-olla sellest arusaamatusest on ka tingitud, et paljud noormehed ei taha tulla sõjaväkke. Pealegi puudub vastav seadusandlus. Relva omamisest, käsitamisest, hoidmisest on ka rahvas niivõrd võõrdunud, et nüüd ei oska nende ohtlike riistadega ümber käia. Isamaalisus, vastutustunne kodumajas, mis on eriti arenenud, ütleme, Skandinaavia maade noormeeste seas, selleni me ei ole välja jõudnud. Ja ilmselt selleni jõudmine on pikk protsess. Sõjaeelses Eestis oli üle 40 000 kaitseliitlase praeguse 6 000 vastu. Kaitseliidu malevaid hakati uuesti looma 1989. aastal. Veel kestva okupatsiooni tingimustes pooleldi põranda all. Sel ajal oli Kaitseliit esimene vähegi relvastatud rahvakaitseorganisatsioon Eestis. Kaitseliit moodustus vabatahtlikest, nii öelda alt üles. Üleminekuaja valitsuse meelest oli Kaitseliidu tegevus liialt ohtlik ja koguni provokatoorne. Kaitseliidu malevad omakorda deklareerisid, et alluvad vaid Eesti eksiilvalitsusele. Nii on pikka aega kruvitud üles poliitilisi pingeid, kuigi Eesti kaitseks valmisolekut üles näidanud meestel omavahel mingeid maid jagada polegi. Riigikaitse loomise algusjärgus seati põhirõhk Eesti territooriumi kontrolli alla võtmisele. Remniku, Peipsi põhjakaldal on üks piirivalve väljaõppepaiku.
Täna on Remnikul need mehed, kes julgesid ja tahtsid 90. aasta oktoobris, septembris tulla ja öelda, et Eesti kaitsejõud vajavad taas loomist. Nad olid esimesed mehed, kes läksid Eesti Vabariigi majanduspiirile kirved ja saed käes selleks, et piiri rajada. Ja täna seisavad Eesti administratiivpiiri joonel relvad käes selleks, et tagada riigi suveräänsus, territoriaalne terviklikkus. Täna me oleme kõik vaprad ja ütleme, et me oleme riigi eest seisnud. Aga oktoobris 90 oli palju määramatust ja teadmatust. Ometi olid ka endise Nõukogude armee ohvitseride hulgas mehed, kes kogusid enda ümber Remnikule, siis veel poisid, ma ütleksin täna juba mehesteks saanud, õige pea juba Eesti Vabariigi ohvitserid ja hakkasid looma Eesti piirikaitset. Eesti Vabariigi kaitseteenistuse seadus võeti Ülemnõukogus 1992. aasta jaanuaris vastu nii-öelda üle noadera. Suur osa poliitikuid pidas võimalikuks luua riigikaitse üksnes piirivalvest ja politseijõududest. Nüüdseks on selge. Tarvis on kutselist piirivalvet. Aastase teenistusaja jooksul pole võimalik piirivalvurit küllalt hästi ette valmistada. Esimese grupiga me tulime siis siia, oli meid 30 meest. Ja õppus muidugi oli äärmiselt ränk, sest me tegime õppust nii, et ööpäevas umbes 4 tundi saime magada. Öösel olid häired ja häired olid juba sellepärast, et me ikka kartsime ka, et meil tullakse võib-olla siia kallale. Relvasid meil ei olnud, aga meil olid raketid ja kaikad. Ja 2 kumminuia ka. No muidugi viljad ja taskulampid ja niisugused asjad. Aga meie otsus oli siis säärane, et alla meie nii ei anna, ainult sellel juhul, kui meid hakkaks laskma. See oli siis see Remniku kõige esimene etapp. Teine etapp hakkas juba siis, kui tulid need 70 noormees, keda me olime siis välja valinud 270-st. Ma pean ütlema, et ma olen ka ikka üle 27 aasta sõjaväes teeninud. Ma olin suurtükiväelane ja teenisin ka Eesti diviisis 1953. kuni 56. aastani. Vaat sääraseid noormehi, nagu see kontingent oli 70 meest, need vabatahtlikud, Vene sõjaväest desertöörunud. Vaat sääraseid nad polnud kunagi näinud. Nad olid nii valmis ja nii vaprad ja nii julged ja nii teotahtelised. Nii et pani imestada, et Eestimaal säärased tublid mehed on. Ja kui meil kutsuti 14. jaanuaril Tallinnasse, ja kui mina siis rivistasin üles mehed, siis küsisin, et kas lähme Tallinnale appi Toompead kaitsma. Kõik ütlesid appi. Meil olid siis tehtud kaikad. Nüüd pool päeva raivasime siis kaikaid, suuremaid ja väiksemaid. Suuremad olid niiviisi, et siis ülevalt rõdude pealt alla lüüa neid ja siis väiksemaga siis pähe virutada. Umbes midagi niisugune mahtra meeste tasemel. Isegi veel hullem kui Lembitu ajal, sest nendel olid ikka mõõgad ja odad olid ja vibud olid, aga meil ei olnud midagi, ainult kasekaikad. Riigil ja rahval peab ikka olema oma jõud, kes ta kaitseb, kes oleks valmis. Kas me natukeseks ajaks, lühikeseks ajaks vastu hakkama. Sest niiviisi toimida, et ilma millikita alla anda ja alistuda, nagu meil ajaloost teame, 40. aastal see juhtus, 41. Seda küll korduda enam ei tohiks. Võidupühal 23. juunil 1992 anti Tallinnas Kadrioru lossi aias Eesti Vabariigi ohvitseridele auastmed.
Eelnevalt andsid mehed ustavustõotuse ja süümevande. Vabal! Eesti Vabariigi kaitsejõudude truuduse tõotus. Mina tõotan jääda ustavaks demokraatlikule Eesti Vabariigile. Ja tema seaduslikule valitsusele. Kaitsta Eesti Vabariiki vaenlase vastu kogu oma mõistuse ja jõuga. Anda süümevande. Eesti kaitsejõudude ohvitseri süümevande. Mina, Eesti Vabariigi kaitsejõudude ohvitser, teatan ausalt ja avalikult, et ma ei ole töötanud Eestit okupeerinud riikide julgeolekute organites, luure või vastuluure teenistused. Ei ole täitnud ega täida need organite agendi ülesanded. Ma ei ole oma senise tegevusega osalenud Eesti Vabariigis, samuti teiste riikide kodanike jälitamises või represseerimises nende poliitiliste eelduste pärast. Ma ei ole oma senise tegevusega osalenud Eesti Vabariigi, samuti teiste riikide kodanike jälitamises või represseerimises nende poliitiliste veendumuste pärast. Kaitsejõudude ohvitser, teatan ausalt ja avalikult, et ma ei ole töötanud. Probleem on ehk see, et meie pisikese ressursi juures, kus meil on vähe raha, vähe mehi, vähe potentsiaalseid ohvitsere, peaks ilmselt väga selgelt panema riigis paika prioriteedid. Mida me peame tegema täna ja mille lahendamisele me võime asuda homme. Kui minu käest küsitakse, siis on täiesti selge, et ei saa olla iseseisvat riiki ilma selleta, et ta teostaks kontrolli oma territooriumile, et ta suudaks oma suveräänsust kaitsta. Ja sellepärast oleks ilmselt mõttekas lahendada kontrollfunktsioonidega seotud problematistik ja siis asuda kaitsevägede formeerimisele. Kõik sõltub ikkagi sellest, milline on siis Eesti riigile ohuallikas number 1. Meie arvates ei ole see ühegi teise riigi agressioon, vaid just nimelt rahvusvaheline kuritegevus, organiseeritud terrorism, põgenikevoolud. Piirijooneks idas on praegu Narva jõgi. 1992. aasta suvel pidas siin patrullteenistust Rootsi valitsuselt kingituseks saadud rannavalvelaev number 1, seni ainuke. Kohalike paadiomanike kontrolliks on seda muidugi vähe. Neid on üle 3000. Ma tahaksin hüüda niisuguse hüüdlause. Tondi kasarmud tagasi Eesti sõjakoolile. Okupatsioon kestab. Need väed pidavad olema siin Eestis selleks, et kaitsta Venemaa suveräänsust ja terviklikkust. Ühtlasi pidavad nemad kaitsma ka Eestimaa suveräänsust tema läänepiiridel. Me ei ole neid palunud. Nad ei tea isegi, millist piiri nad kaitsevad, kui nad ütlesid, et no ikkagi me kaitseme. Vaatamata meie õigustele nõudmistele selle aasta jooksul väljamineku osas, nad ei taha seda teha. Vastupidi, nad tahavad jääda siia ilmselt igavesti. Eesti jaoks on siiski see ülevõtmine Nõukogude sõjaväelt väga uus asi ja muidugi peame läbi mõtlema just selle protseduuri, kuidas neid objekte, sõjalisi objekte üle võtta. Selle lennuki eest tahavad nad saada 40 000 rubla. Kui võtta nüüd viimaste hindadega alumiiniumi hind, esiteks tema kaaluks on siin märgitud 8 tonni. Üle 3-4 tonni ma siin ei näe seda metalli. Sauga sõjaväe lennuvälja eest tahavad nad saada 2 600 000.
No aga mis puutus sellesse liikuvasse varandusse, tähendab need asjad, mis on kuskil võimalik maha müüa, näiteks kas või väärismetallina või mingisugused sellised asjad, muidugi käib kogu aeg see maha müümine siin. On vaja ära võtta, siis on see maha tõmmatud, ära viidud. Ja seni, kui lennuväli ei ole üle antud, me ei ole võimelised seda takistama. No muidugi objektid on kaotatud oma esialgse tähenduse, sellepärast, et siin oli üks lennukitüüp, MiG-23, ja kõik objektid, spetsiaalobjektid on ehitatud nii, nagu nad oleksid vajalikud MiG-23 jaoks. Me ei saa neid lihtsalt ära kasutada, milleks nad on määratud. Lõpuks on Eesti piirivalve jõudnud ka Paldiskisse. Võetakse üle kohalik kordon. ...1992. aasta augustist Vene piirivalve enam Eesti merepiiri ei valva. Paldiski aga jääb endiselt suletud linnaks. Meil merevood on vabad. Võiks nüüd tõesti laulda. Aga nad pole veel kaitstud. Me ei suuda veel kontrollida piire ei maismaa, mere ega õhuruumi. Omal ajal olevat Eesti jõudnud usaldusväärse piirivalveni 14 aastaga. Jägala sõjaväelinnak on taas Eesti sõjaväe käes. Siin avanev vaatepilt pole erandlik. 1940. aastal võttis Punaarmee üle Eesti sõjaväe kogu vara. Impeeriumipärand on aga masendav. Üht-teist on siiski maha jäetud. Mõnikümmend tünni hapendatud tomateid. Neid kasarmuid ei kasuta, nad on niisugused laudehitused, see on sellest ajast, kui siin kivisööga kööti ja nagu meil on öeldud, vagun kivisütt läks ööpäevas. Meie riik ei ole nii rikas, et niisuguseid laudubrikuid kütma hakata. Praegu elavad poisid endises õppekorpuses, õppeklassidesse on pandud neile voodid, kus nad siis elavad. Muidugi elamistingimused seal on, nagu ikka, õppeklassides ei ole tualettruume ja umbes 150 meetri kaugusel on 4 külmaveekraani, kus heal juhul tuleb natukene külmavett. Seal peavad siis 200 meest ennast pesema. Sellest tuleb nüüd kasarm, kus hakkab Kalevi üksikjalaväepataljon paiknema. Mehed hakkavad elama korruste kaupa. Igas toas üks jagu, korruse peal kompanii. Kas jooksus on ka poisse või? Jaa, on loomulikult. Seadusandlus jätab siin väga avarad võimalused, kuna seadus näeb ette, et mees peab tulema kaitseväkke. Kui ta on kohale tulnud ja ära läinud, siis praeguse aja seisuga ei saagi talle enam mitte midagi süüks panna. Palju nüüd mehi sellised umbes on praegu? Sõltuvalt ajast kuskil kuni 5. Suurem osa ei kutsutagi kohale, kuna neid ei ole kuhugile panna. Ja nagu see Eesti rahvas praegu kõik tegeleb rohkem äriga kui Eesti asjaga, nagu öeldakse. Ühesõnaga, asi on selles, et ei ole seadusandlus vastavalt paika pandud, et mees peab teenima ja ei ole ka veel korralikke tingimusi meestele teenimiseks. Mida te komisjonile räägite? Tervise kohta kaebus on. Vererõhk ja silmanägemised ei ole korras.
mis me siis noormehega ette võtame. No on teenistuseks valmis? Ei oleks. Ei oleks? No mis vigas? Kodus on palju tööd. Kodus palju tööd? Aga tegelikult korrigeeriks ja vana asja järgi pandud. No, kõigil meil on kodus palju tööd, aga Eesti Vabariigi on ka kohustus noormehed. Ja Kaitsevägi läheb loomusse. Jaa. Nii et me kutsume teid vastavalt tervislikule seisukorrale Eesti Vabariigi Kaitseväkke tegevteenistusse. Oli kõik arusaadav? Jaa. Passi kutsumuse tunnistus kaasa. Nägemiseni. No mis paberi teel seal taskus oli? See on vast nüüd kõige viimase. Trump tuleb nüüd. Suurem trump tuleb nüüd. No sellega ei... See kogu see liigi olete see tähendab. Hea küll, mis me nüüd vingerdame. Usuühinguga on niisugune asi, meil ei ole niisugust usuühingut ühtegi olemas, kes Isamaa kaitseks ei astuks välja relv käes. Mis kogu liiged ei olnud, et tulete siia. Jehova tunnistajad. Mis? Jehova tunnistajad. Jehova tunnistajad, jah. Probleem selles rohkem, et kui tekib küsimus selles, et kas võtab just ette minna vahendast maha lastma või seda ise küsimus. Aga jutt on praegu sellest, et hakkate staabi juures olema staabi tööl. Aga minu südametunnistus seda ei luba. Eesti riigi vastu. Olla. Selles mõttes, et kui ma olen vande andnud ja tuleb näiteks sõjaolukord, siis kui ma selle vande järgi ei ole, ma olen reitur. Sellepärast ma ei saa. Siin tekib uus küsimus, et kui te ei taha kodumaad kaitsta, kes saab teid kaitsma? Kui on tõesti kaalukad põhjused sõjalgi mitte minna, siis on need seda objektiivsed, aga mitte sellised kunstlikud ja kõik võimalikke vahendid kasutades. Keeldud sõjalgi minna. Põhjus, kuhu pääne. Haapsalu külje all Pullapäel, Vene sõjaväe endise radarijaama territooriumil paikneb Läänemaa jäägrikompanii. Teenivad siin üksnes vabatahtlikud ja kuni viimase ajani peaaegu et oma kulu ja kirjadega. See oli vist 90. aastal, kui siin loodi Kaitseliit, siis oli näha, et ühtepidi hakkas domineerima see politseiline külg ja teistpidi siis paraadlik osa. Aga seda otsest sõjalist külge jäi väheks ja siis moodustati Kaitsealgatuskeskus. Ja eksiilvalitsuse nõusolekul ja heakskiitmisel moodustati siis ka Läänemaa merialaväe pataljon. Eesmärgiga just seda, et väeosa erialane profiil oleks suunatud just rannikule ja ranniku merele saartele. Et see külg oli seni ajani praktiliselt täiesti katmata. Põhilised vastuolud on selles, et ühesõnaga peastaap on oma olemuselt, suurliku sõjalise doktriini või õpetuse pooldaja, kuid ei arvestata seda, et seda armee peab vaja minna juba homme või juba täna. See laev on saadud Kaitsealgatuskeskuse poolt üle võetud Nõukogude armeelt ja teistpidi kuulus ta ka ebaseaduslikult aktsiaseltsile Favora, kes seda siis ostis edasimüümise eesmärgile. 2 kaatri eest oli siis pakutud vist $5 miljonit. Kaitsealgatuskeskuse meie kompanii poolset initsiatiivi olen püüdnud näidata, et saaks Eesti Vabariigil selle kaatri korda teha ja teda siis otstarbekohaselt kasutada. Aga kuni selle viimase aja selle skandaalini 4 ja 12-millise merepiiriga praktiliselt on niimoodi, et Eesti kaitsejõududes ei ole sõnagi juttu olnud Eestist kui mereriigist. Praegu on nii, et Eesti territoriaalvetes püüavad kala, kes tahavad. Nii Nõukogude laevad, Läti laevad, Leedu laevad. Augustis ja septembris siis oli sama häda, et Nõukogude siis endised sõjaväeosad võtsid välja kõik Eesti Vabariigi territoriaalvetes olevad meremärgid. Siis kui oleks see kaater töökorras, siis oleks Eesti riik saanud neid meremärke kaitsta ja nad oleks siiamaani sees olnud. Aga praegusel juhul on nii, et isegi see sama sadam on nii, et ainult valges ja hea ilmaga saab teda normaalselt kasutada. Kaptenid sõidavad nii hea õnne peale ja vanade kogemuste põhjal. Võru, 23. detsember 1992.
Kuperjanovi üksiku jalaväepataljoni 74. aastapäevaks taastati väeosa ajalooline lipp. Esimese mälestusnaela lööb lipuvardasse vabariigi president Lennart Meri. Pataljoni ülem kapten Kert. Võtke ja hoidke ja ma ütlen sõnad kohe peale. Täna teid. Kas taas sünnib selle lipu all vabadussõja vaim, milleta Eesti Vabariik 300 aastat tagasi poleks püsima jäänud? Kas püsib selle lipu all teadmine, et Eesti on kaitsmist väärt maa? Mida tähendab see embleem, mida teie mehed kannavad? Surnud pealuu ja säärekondid. See embleem on Kuperjanovil oma käega joonistatud. Piibli järgi tähendab see embleem, piibli järgi kandsid seda mehed, kes on võitnud endast surma. Eestlastele ta Kuperjanovi kaudu peaks võib-olla tähendama seda, et kodumaale surmani truu. Täna Eesti mehed minu arust ei ole kõik enda jaoks veel selgeks mõelnud mõistet Eesti sõdur, Eesti ohvitser. Kas teie mehed on paremal tasemel ka siis kui Eesti keskmine? No ma tahaksin uskuda, et see nii on. Kõige löögi ära. Bataljon! Valvel! Paremale, vaat! Härra kolonel, Kuperjanovi üksik jalaväepataljon rivi ülevaatuseks valmis. Raporteeris pataljoni kapten Kert. Aastase teenistusaja jooksul peab iga sõdur vähemalt ühe korra osalema kompanii ja seejärel pataljoni taktikaõppustel. Keerulisem on ohvitseride koolitamine. Pataljoni ülema koolitamiseks, et ta suudaks üksust lahingus juhtida, arvatakse kuluvat 7–9 aastat. Kvalifitseeritud ohvitseride puudumine Eestis ongi raskemaid probleeme kaitsejõudude loomisel. 380. Kord on selline. Väga hea täpp. Nii nagu vabariigi loomispäevil aitab Eestit nüüdki Soome. Sandahamina kadettikoolis saab ohvitserikoolitust 10 eestlast. Eestlased on kadettikoolis üldse esimesed välismaalased. Kadettivande andmise päevaks kutsuti kohale ka kadettide omaksed. Röösti virulaiskurssid järjestyneet valantekoon. Aloitetaan. Lippu esiin. Esivannoja esiin. Kurssi, nostakaa oikea kätenne valantekoasentoon. Eesti lipu ees ja sõjaväelaste suurimaid voorusi, ustavus, mehisus, au ja seltsimehelikkust järgides tõotan pühendada oma elu ja töö isamaale. Kadetina ja ka hiljem olgu minu lipukirjaks Eesti vabadus ja Eesti rahva õnn. Selle tõotuse lunastamisel. Ei kardama, ei tööd ega võitlust. Ei kardama, ei tööd ega võitlust. Ei kannatusi ega surma. Ei kannatusi ega surma. Andku Jumal
Soome on aidanud Eesti kaitsejõude nii nõu kui jõuga. 1992. aasta 16. novembril anti Soome Vabariigi poolt Eesti piirivalveametile üle 3 patrull-laeva. Abisaadetis tuli Eesti Vabariigi 75. aastapäeva eelõhtul ka Saksamaalt. Vormirõivastus, 2 lennukit, veoautosid. And English? Rääkige eesti keeles, ma tõlkin soovin. Ei räägi, tähendab keelt ei valda. Verstehe ein bisschen, aber ich kann nicht sprechen. Ist der Fahrer auch hier? Te olete selle autojuht, ja. Und wie lange ist schon Soldat? Kui kaua aega olete teenistuses muidu? 5 kuuks jo. Es läuft das der 5. Monat. Macht Spaß? Kas olete... Lugupeetud külalised, meil on rõõm teid tervitada Eestimaa pinnal. 50 okupatsiooni aastat on viinud meie maa väga suure laostumiseni ja praegu iga abi kulub ära uue riigi ülesehitamisel. Ma loodan muidugi, et meie riik saab varsti tugevaks ja me ei pea enam mööda maailma kirjamas käima, aga praegu suur tänu. Kui tugevaid kaitsejõud Eesti vajaks ja mida me endale reaalselt lubada saame praegu? See oleneb täpselt sellest, mida Eesti rahva valitud esindajad parlamendis tahavad. Nemad määravad seda, mitte mingisugune minister ega mingisugune ülemjuhataja või peastaabi ülem. Ja see debatt seisab veel ees. Tähendab, kaitsejõududele tuleb seada mingisugune siht, milleks on meil neid vaja ja kui palju tohivad nad meile maksma minna. Meil on juba pikemat aega mitmesugused läbirääkimised mitme, välisriigi ja relvade kauplejaga. Selleks me oleme olnud sunnitud. Seepärast, et need riigid, kellega me kõige parema meelega oleksime tahtnud sel ajal koostööd teha, näiteks Soome, Rootsi, demokraatlikud naabrid, nemad keelduvad relvi müümast või andmast Eestile, nii kaua kui siin Vene väed on alles. See tähendab, et me oleme pidanud neid mujalt otsima. Ja nii ongi üks väga konkreetne liin läheb selle välja, et me võib-olla paari kuu pärast oleme täielikult NATO relvastuse peal. Kas NATO relvastus on parem või on muud põhjused? Oi, ta on muidugi parem. Ja tal on veel teine põhjus ka, tähendab, ma arvan, et ta on psühholoogiliselt päris hea Eesti noormeestele, et nad jätavad selle õudse Kalašnikovi sinna, kus teisteks ja siis saavad kätte nüüd korralikud relvad. Eesti Vabariik seisab enda eest. 1939. ja 40. aasta ei tohi korduda. Niisugune oli Vabariigi 75. aastapäeva paraadisõnum. Nii sai sellest aru Eesti rahvas ning nii kostus see ka teistesse maadesse.